kuiv ja paljas maa, lagedad luited, kaamelid sumavad vaevaliselt läbi liiva. Palavus, janu, miraažid, eluta eluvaenulik kõrb. Sellisena on meile paljudele sööbinud mällu kõrb piltidelt, kirjeldustest, filmidest. Nõukogude Liidu suurim kõrbeala Karakum on pindalalt suurem kui Soome või Poola. Tõlkes tähendab Karakum musta liiva. Tegelikult on liiv siiski hall. Turkmeenid seletavad nimetust sellega, et kõrb paistab eemalt musta täpilisena. Täpid, need on taimestikuga kaetud kohad. Kõrb on tohutu liivameri, kus hiigellaineteks barhaanid. Barhaaniks nimetatakse voorjat tuiskliivaluidet. Tema kõrgus võib ulatuda kuni 40 meetrini. Ja ometi kasvab sellel kõrbeliival hulgaliselt taimi. Neil on tugevad juured, mis tungivad sügavale liiva, et saada eluks vajalikku niiskust. Vastavalt aastaajale muutub ka kõrb. Enamus taimi näitab oma ilu ainult kevaditi. Ülejäänud osa aastast vedavad nad liivas seemne, sibula või juurestikuna. Soodsal kevadel, pärast sajuperioodi, on kõrb kui kaunis lilleaed. Pärjana ümber lehtedeta põõsaste õitsevad tumepunased tulbid. Kiirtempos puhkevad õied ja valmivad viljad madalatel rohttaimedel. Varsti on aga lehed kuivanud ja kõik kõrbeb. Kõrb on minetanud taimedele vajaliku niiskuse. Pinnase temperatuur tõuseb üle 70 kraadi. Rohttaimed on varjusurmas. Liivavere põhjas leidub naftat ja gaasi, väävlit ja mineraalsooli, proomi, joodi ja ehitusmaterjale. Elusolenditest kohtab kõige sagedamini sisalikke. Kesk-Aasia kõrbetes on neid 28 liiki. Erinevalt meie omadest kõrbesisalikud oma saba ei loovuta. Stepikilpkon. Näide sellest, milleni võib viia paksu naha kasvatamine. Passiivne kaitse. Ta on kaotanud teravad hambad, võime joosta ja hüpata. Peale kevadist toitumisaega võib kilpkon olla söömata joomata 8 kuud ja oodata uut kevadet. Asulatest 10 kilomeetrite kaugusel asuvatel viletsatel karjamaadel uitavad kaamelid. Kevaditi võib leida üksikuid madalaid järvekesi. Suure soolasisalduse tõttu ei ole nende vesi aga kasutamiskõlblik. Üheksa kümnendikku Turkmeeniast on kõrb ja ülejäänud kümnendik mägine. Mäed ääristavad kõrbet lõunas. Uhte orgudest puretud nõlvadega kõrgendikke katab õhuke ja rägune pinnas. Selle all leidub lubjakivi, merglit, liivakivi ja savi. Vesi ja tuul on mägesid lõhestanud ja pinnast uuristanud, paljastanud iidseid ladestusi ja jätnud vaatamiseks looduslikke skulptuure.
lume sulades viib tulvavesi kaasa kõik, mis ette jääb. Kui lumi on sulanud, kuivavad ka orud ja jõesängid. Meile Lauskmaa inimestele on siinne maastik huvipakkuv ja vaheldusrikas. Vähemalt esmapilgul. Kui aga näha sellist maastikku päevast päeva ja sadade ruutkilomeetrite viisi, kaotab ta peagi oma esialgse põnevuse. Muutume tema vastu ükskõikseks, nagu kõige vastu, mida ülikülluses. Lühikene matkareis ei suutnud anda vastust kõikidele küsimustele kõrbe ja mägede kohta. Küll aga tõstis huvi kõige lõunapoolsema ja palavama kliimaga Liiduvabariigi vastu.